Ma lihtsalt proovisin Shakirat näha ja mind pandi treppidele istuma ning ta tõstis ta üles ja viskas basseini. Ja siis ta tunnistas seda ning ütles, et see ei loe. Ta ei olnud pahane. Talle ei paistnud see korda minevat. Ma viskasin ta basseini paari jalga kaugemale, jah. Ma andsin oma vennale taldriku täie süüa. Ta ütles meile, et me peame maksma selle eest, et ta seda sõi. See ei ole see, mida nad eripakkumises ütlesid. Miks sa tagasi tulid? Ma lihtsalt astusin läbi proovides alustada. Mida sa teed? See on kõige hullem asi, mida ma kunagi näinud olen. Mis? Räägin teile, kutid. Mõnikord võib kahtusaluse arreteerimine tunduda rohkem nagu väikelapse jonnihoo. Ja õiguskaitseorganid üle kogu riigi puutuvad iga päev kokku selliste ennast täis kinnipeetavatega. Tuume esile politsei kehakaamera salvestised, mis näitavad, kuidas 6 naist reageerisid, kui nad ei saanud oma tahtmist. Tere tulemast saatesse After Hours, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse West. Tänase osa tegevus toimub Indiana osariigis Applebee'si restoranis, kus segadus söö palju jaksab pakkumise ümber viis valjude vastasseisudeni nii sees kui ka parklas. Portage'i politsei andmetel kuulus Shanisha Cobbs grupi, kes arvas, et nad võivad toitu jagada ja maksta vaid 2 eripakkumise eest. Härra, meie kutsusime. Okei, neid on 15,99 eest piiramatu eripakkumine. Mina ja mu õde võtsime mõlemad ühe. Ja siis me tellisime. Magustoidu. Ja. Me helistasime, sest Nees ütles meile, et kuna ma andsin oma vennale taldripu täie ribasid, peame maksma selle eest, et ta neid sõi. Aga see pole see, mida nende eripakkumine ütleb. Kui sa vaatad nende menüüd, siis seal on kirjas, et kui sa sööd ja annad midagi oma õele või sõbrale, siis see pole oluline, kus sa oled või kui jagad toitu. Seal on kirjas, et see on piiramatult. Tema ütles meile, et ta võttis raha iga inimese eest, kes lauas sõi. Sa ei saa nii teha, sest nad ei ütle seda kuskil. Räägib mingist vandest. No, ma ütlen sulle. Tüdruk meie taga ütleb sulle. Sa ei saa meile öelda, et me tellime seda. Seal ei ole kirjas, kas on ainult ühele inimesele. See on 15,99 iga inimese kohta, piiramatult. Äge 15,99. Aga ei, härra, ta ütles meile, sest ta sõi. Ma andsin talle oma krevetide taldriku. Ta ütles mulle, et ta võttis tasu, sest ma jagasin. Ta ei saa mulle öelda, et kui ma ei taha midagi süüa, siis ma ei tohi seda kellelegi anda. Ma saan aru, kus sa tuled. Üks 15,99 pakkumine ja sellest saavad süüa 3 täiskasvanut. See üks. See on mitu asja. See on lõputu. Aga ma mõtlen sellele. Aga see on lõputu. See, kui palju nad saavad, on piiratud. See ütleb, et ära alusta sellega. Nad peaksid seda ütlema, ausalt öeldes. Kui sa seda ütled, peaksid ütlema tema inimese kohta. See ei ütle inimese kohta. See ei ütle seda. See ei ütle siiski inimese kohta. See lihtsalt ütleb. Minu arvates, kui ta võttis meid tasu 3 eest, siis ta üritab võtta tasu kõigi eest lauas. Sa ei saa nii teha. Nii et sa üritad teha seda 0,99 iga ühe pealt. Nad ootavad 15,99. Ootavad, seal on kirjas lihtsalt 15,99 piiramatult. Piiratud. Nad annavad sulle 3 välja. Üks asi on see, et ta üritas neid võtta tasu 1, 2 ja 3 eest. Carter, lõpeta, TT mees. Lõpeta, olgu. Või viida sinna tagasi. Lihtsalt viida sinna tagasi. 15,99 inimese kohta. Inimese kohta. See on seal kirjas. Olgu, see on üks asi. Seda ma just ütlesingi. Ja meie 3 täiskasvanu jaoks. Olgu. Me teilisime lastele. Ta istub siin ja solvab mind. Ütle mulle, me oleme kogenud. Me peaksime häbi tundma, et me seda kõike müüme. Esiteks, see pole sinu asi. Ja ära tee seda. Ei. Ei. Selle piisab. Kas sind hoiatatakse avaliku korra rikkumise eest? Peatu. Ma panin naise ütlema seda, mida ma ise tahaksin öelda. Kui ta ei jää vait, lähed ta vangi. Ma lähen selle eest vangi. Ei, ole vait. Lase lihtsalt minna. Ei. Lase minna. Ole rahulik. Ma ütlen sulle veel ühe korra.
see pole seda väärt. Jeesus. Peetab! Ole vait! Ei! võta see. Ma võin kõik ära öelda. Kui ma sinna sisse lähen ja pea langetan, siis ta saab minuga rääkida. Palun lihtsalt ole vait. Sa tahad kõike seda teha, aga sa ei taha talle midagi öelda selle eest, et ta mind ei austa. vaata, mida sa teed. Ja see mees tuli minu kallale. Nad vaatasid teda. Ta ei karjunud, kui ta välja tuli. Hoia oma häält madalal. Oota, palun. Palun. Ei, mine eest ära. Palun ära tee seda. Ma ei tee seda! Peatu! Sa pead selle tulema! Nii see tüdrukule! Palun, härra! Palun, ei saa rääkida! 192! Üks naine vahi all. Kas te saaksite mu plastkäerauad ära lõigata, palun? Kurat, mu käsi! Palun, härra, palun! Võta võtmed. Ei, ta läheb vanglasse. Ma lähen vanglasse, sest mul on kellegi kohta midagi öelda. Palun, politseinik, lihtsalt palun. Ma tulen sinuga kaasa, aga palun, härra. Kas ma võin eelistada? Mina, sest mul oli midagi öelda selle kohta, et ta mind ei austanud. Istu autosse. Ma pean minema vanglasse, sest ma ei räägi temast midagi. Olgu, Nii et nüüd sa hakkab vastu, eks? ma ei hakka vastu. Siis istu autosse. Aga sa tõesti ütled mulle, et ma lähen vangi, sest mul on tema kohta midagi öelda. Jah, Sa karjusid. Ma ütlesin sulle, et oleksid vait. Sa tegid seda. Istu autosse. Angu, ma ütlen Petile, ära ütle midagi. Tule autost välja. Kõik, mis juhtus, oli see, et kui mees tuli laua juurde, me lihtsalt ütlesime nagu... Nii et sa tundsid, et ta oli sinu vastu lugupidamatu. Tema oli, keegi ei tundnud seda nii, nagu tema ütles. Sina tegid seda. Nagu ta ütles, ta tabas selle tüdruku, kes oli meie tunnistaja ja asi polnud isegi selles, et ta küsis. Oluline on, kuidas kõike öeldakse ja nagu ma talle ütlesin, kui sa tahad oma tööd, oled restorani juhtkonnas, nii ei räägita. Absoluutselt. Ma olen sinuga nõus. Asja saab öelda nii, et inimesed see päära hulluks ei läheks. Absoluutselt. Eriti kui ümberringi on inimesi. Ma väldin seda. Ja see ongi see mees, see tüüp, kes äia tuli, ta istus taga. Minu asi oli, et ma tundsin oma õde. Sa ei kuulnud, mida ta laua taga ütles. Tüdruk istus tegelikult taga ja kuulis, mida ta talle ütles. Nii et ta ei saanud aru, kui ma püsti tõusin. Ja ma olen aus, ma ütlesin midagi. Sa ei räägi minuga niimoodi. See on viis öelda, et sa ei hakka olema. Sa ei pea olema lugupidamatu. Sa valid ise, see on erinev. Sa valid ise olla lugupidamatu. Ma ütlesin talle, et helistan sinu pärast hädaabisse ja tegingi seda. Sa arvasid, et see oli 0,99, mitte inimese kohta. Aga nüüd on hea, et me seda teame. Isegi kui ta seda ütles või mis iganes see ka polnud. Kõik, mida tal oli vaja teha, oli lihtsalt vait olla ja koostööd teha. Aga mitu võimalust neil ikka antakse? Te tegite seda, aga härra, te arreteerisite ta samal ajal ka väga kiiresti. Ma ei saa seda lubada. See mees oli tema vastu lugupidamatu. Ta tuli uksest välja ja ütles, et te kõik olete metslased. Mitte tema, vaid see mees, kellel oli must särk seljas. Ta ütles, te kõik olete matsid ja muud sellist. Te ütlesite seal, kui mees tuli uksest välja ja ütles meile, et me oleme metslased ja matsid. Ta tõesti ütles seda ja tema ütles, et see on okei, et ta ütleb, mida ütleb ja lihtsalt kõnnib minema. Ta ütles, et see mees oli meie vastu lugupidamatu. Ta ei pea talle isegi midagi ütlema. Ma ei näinud midagi sellest. Ei, see mees! Olgu, ma saan aru, nii et sa ei kuulnud midagi, mida ta ütles. Ma ütlesin talle, et ta oleks vait. Aga ta ei olnud vait, ta jätkas rääkimist. Ta ütles ohvitser... Head õhtut ja ta kõndis minema. Ei, ta kõndib minema. Pärast seda, kui ma talle ütlesin, et ta ei teinud seda. Ma ei hakka sinuga vaidlema. Mina ei hakka, ma tean, et sina ei hakka, aga ei, ta ei kõndinud minema. Kui sa käskisid vait olla, rääkis ta ikka veel. Kutsus meid metslasteks ja labasteks. Kui ta ära kõndis, siis ütles ta sulle, et lõbutse hästi. Nii et nii palju kui... Ta on 28-aastane. Olgu, mis sellesse puutub? Ma mõtlen... Teie maksate arve. Ma maksan arve kohe ära. See pole lihtsalt nii tõsine asi. Kõik on korras. Lähme lihtsalt sisse. See pole isegi tõsine asi. Sa ei suutnud teda isegi maha rahustada. Mitu korda sa olid talle näkku karjumas. Sul oli käsi tema suhu pea. Kas me tohime nüüd rääkida või peaksime lahkuma? Sa ütlesid mulle, et ma läheksin tagasi sisse. Ja ma istusin tema kõrval tabumises boksis.
ma ei tea, kes see naine on, aga ma olen ka ettekandja. Ja mees, kes tuli ja karjus tema laste ja tema enda peale. Seda me püüamegi öelda. Need olid need paar, kes läksid välja. See on see sama inimene. Olgu. Ta ütles umbes nii, ma ei teeninda teid. Ma saan aru. Olgu. Kuna ta läks tagasi sisse. Võttis, mida tal vaja oli ja ta ikka veel käitus lugupidamatult. Seda me püüamegi öelda. Seda me püüamegi sulle öelda. Ta käitus ikka veel lugupidamatult. Neid hoiatati avaliku korra rikkumise eest. Mis puudutab sees olemist, siis selle vastu ei saa ma midagi teha. Ma saan aru, mida sa ütlesid ja sina ei olnud. Me inimesi on sees. Kui ta lihtsalt roomas alla, siis usu mind. Ta ei läheks kuhugi. Jah, sa oled ise näinud. Sa ei suudaks tega tagasi hoida. Sul oli käsi tema suu peal, et ta vait oleks. Teda hoiatati avaliku korra rikkumise eest. No, jah. Rahune maha. Anna neile lihtsalt teada, et nad olid väga lugupidamatud. Oligi. Ja... Aga see on okei. Sind ei arreteerita. Sind arreteeritakse. Ei, mind ei arreteerita. Tema arreteeriti. Sest ma olin ikka veel lugupidamatu. Selle ma sulle räägingi. Nagu mitte kunagi pole kedagi. Aga ma ei tule siia enam kunagi tagasi. Ma ei tule. Ma ei tea. Me ei tule. Me ei tule. See on mõlemad. Sa lihtsalt jää siia, nagu ma ütlesin. Lihtsalt ära tule siia enam tagasi, et meil seda probleemi ei tekiks. Aga ma mõtlen, ma saan aru, et sa üritad ka oma tööd teha. Mees, ma lihtsalt soovin, et me oleksime saanud. Ma soovin, et me näeksime üksteist. See saab olema kautšel. Ta saab täna õhtul kautšeni maksta. Kautšel võib olla liiga suur. Olgu. See on B-klassi väärtegu. Selle asjaga pole midagi tõsist. Mina ei ole. Olgu, jah. Shanisha sai süüdistuse avaliku korra rikkumises. Kohtuandmete kohaselt tunnistas Shanisha umbes 6 aega hiljem end süüdi ning talle määrati 180 päeva katseaega ja 7 päeva ühiskondlikku tööd. Olgu, me jätkame sellega kohe varsti. Järgmisena oleme Orlandos, Floridas, kus naine, kes oli elevil, et näha Shakirat kontserdil, sattus hoopis vastamisi mitme politseinikuga. Juhtumiraporti kohaselt oli Shelby Maslanka ostnud endale istekoha, kuid soovis parema vaate saamiseks seista trepi peal või selle lähedal, kuid ta takistas teistel inimestel üles või alla liikumist. Seetõttu ütles areeni turvatöötaja talle, et ta peab liikuma. Ma ei kavatsenud kellegi juurde minna, aga kuula mind! Kas sa saad lihtsalt kuulata? Ma ei näe. Ei, meie ei tööta niimoodi. Ei, ma ei hakka olema! Kas sa kavatsed seda puudutada? Kui te sisenete loata, siis me saame lahkuda. Kuulge, kas te saate kuulata? Lõpetage karjumine. Lihtsalt lõpetage karjumine. Ma üritan. Ainus põhjus, miks ma karjun, on kontsert. Olgu, las ma lähen siia. Ma ütlesin, et täna räägime. Saad aru, mida ma mõtlen? Ma ütlesin, et täna räägime. Ma ei saa enam ühtegi last. Siin, eks? Kõik, mida ma üritan öelda, on see, et mu sõbrad seisavad kohe seal. Aga seal on terve 5-liikmeline grupp, kes teeb sama asja. Ma ei karju kutid. Praegu läheb ta tema juurde. Mida ma valesti teen? Ma ei ole isegi mõlevad. Ma lihtsalt tahan teada, mida ma valesti teen ja saada sisenemiskeelu. See on hullumeelne. Sul on 2 valikut. Kas lähed tagasi oma kohale või saad sisenemiskeelu? Kumba sa valid? Kas sa võid? Kumba sa valid? Miks sa minuga nii räägid? Ma ei teinud midagi valesti. Sa alustad uuesti nullist või saad sisenemiskeelu? Härra, ma ei teinud midagi valesti. Kas sa alustad uuesti nullist või saad sisenemiskeelu? Kas need inimesed saavad sisenemiskeelu? Kas sa lähed tagasi oma linna? Kuula, seal on üks inimeste grupp. Ma ei tee midagi valesti. Ei. Ei, mis kurat? Ma ei tee midagi. Ei. Ära. Ei. Ma ei tee midagi valesti. Ma ei tee midagi valesti. Kuule, ma ei tee midagi valesti. Ei, nemad on väga agressiivsed. Ma ei tee midagi valesti. Ma üritan sulle võimalusi pakkuda, aga sa ei taha neid vastu võtta, eks? Ma lihtsalt üritan sulle öelda.
ma üritan sulle öelda, kui sa tahad mulle sisenemiskeelu teha, siis tee seda. Seal on 5 inimest, kes teevad sama asja, mis mina. Ei, ma ei tee midagi valesti. Ma ei tee midagi valesti. Ei, ma ei tee midagi valesti. Ma ei tee midagi valesti. Ei. Oi jumal. Keerata küljele. Kiirata küljele. Ei, ma ei tee midagi valesti. Ma lihtsalt küsisin teid. Jah, ma arvan küll. Bro, ei. Ma nägin, et sa vastasid mu küsimusele. Sa ei ütle, et ma lihtsalt küsisin sinult. Sa tahad seda. See ei ole mingi edasi-tagasi vaidlus. Ma küsisin sinult lihtsa küsimuse. Ma ei tee midagi valesti. Ma ei tee midagi valesti. Nüüd teen. Sa tahad trendida, sa üritad nende inimestega rääkida. Ma ei tee midagi valesti. Ma ei tee midagi valesti. Ei, tegelikult mitte. Ei. Kas me saame peatuda ja rääkida? Ei, sest ei peatu kunagi, et minuga rääkida. Ma ei ole isegi purjus. Ma küsin lihtsalt, kui te tahate mulle siia sisenemiskeelu kehtestada, kas kehtestate sellega minu kõrval olevale seltskonnale? See on kõik, mida ma küsin. See on kõik, mida ma küsisin. See ei ole lahe. See on ebavajalik. See on ebavajalik. Ma ei teinud midagi, ma lihtsalt küsisin teilt ühe küsimuse. Ma tahan alumise kaamera salvestist. Ma teen seda. Sest ma ei teinud midagi valesti. Ma esitasin sulle küsimuse. Ma küsisin sinu sõbralt, kes oli minust vasakul ja kes ei olnud ilma põhjuseta agressiivne. Ma küsisin temalt, okei, kui sa kavatsed meid välja saata, kas sa saadad välja või inimesed meie kõrval? See on kõik, mida ma küsisin. Kas ma eksisin, kui seda küsisin? Nad teevad sama asja, mida mina teen. Miks siis mind arreteeritakse? Seal on grupp inimesi, kes teevad sama asja. Ma lihtsalt seisan seal. Ma ei tee midagi muud. Ma ei tee. Kuule, ma tõesti ei tee midagi. Ma lihtsalt palusin teiega rääkida. Ma tõesti ei tee midagi. Ma ei ole üks meist, kes oleks agressiivne ja nii edasi. Ma tõesti ei ole. Üks politseinik kirjutas raportis, et Shelby hoidis jooki käes ja ta ei tahtnud, et see politseinike või Shelby enda peale valguks. Seetõttu üritas ta selle ära võtta. Siis ta ütleb, et Shelby, tsiteerin, lõi ta käe eemale, mis viis selleni, et talle pandi käerauad. Te vaatate mind, ma olen purjus, aga ma tõesti ei teinud midagi. Ma lihtsalt üritan teiega rääkida. Ma tegin küll, ma ütlesin ainult seda. See on okei. Ma tahan seda. Ma tõesti tahan seda. Sest ma küsisin teilt, kas te viskate välja inimesed, kes on otse minu vasakul. Praegu pidin ma seda tegema selle probleemi pärast. Ei, ma tõesti ei teinud seda. Ma ei teinud. Ei, sa oled mind katkestanud enne, kui ma jõudsin lause lõpetada. Sa oled olnud väga agressiivne. Väga agressiivne. Turvamees ei loe või? Ma ei öelnud, et tema oli põhjus, miks me sekkusime, sest sina läksid talle näkku. Kuulge, te olete täiesti jaburad. Ma ei teinud midagi. Teil on siin umbes 25 politseinikku. Milleks? Ma ei teinud. Ei, sest ma ei teinud midagi. Ma küsisin selle tüübilt. Samamoodi, ta kannab kollast särki. See tüüp kollases särgis juhendab sektsioone. Ma küsisin temalt, kas ma võin siin otse piirde ääres seista. Ta ütles, jah, see on okei. See maksab lisatasu. Lisatasu läheb mulle. Ma küsisin, mida sa tahad? Ta ütles, ma tahan $20. Ma andsin talle $20, et seal otse seista. Miks mind arreteeritakse? Me läheme alla korrusele. Ei, sest ma ei teinud midagi valesti. Ma ei teinud midagi valesti. Sellel üritusel töötav inimene Camping World Stadiumil ütles mulle, kui annad mulle $20, võid siin seista. Ja ma andsin talle $20. Me selgitame välja, kus see inimene on, aga nii see on. Mina ei teinud seda.
ma saan aru, et te tahate nii palju kui võimalik järgida reegleid. Ma ei süüdista teid selles, et te järgite oma reegleid ja püüate neid täita. Aga see inimene, kes seal taskulambiga sektsioone juhendab ja ütleb, kes peab minema 203 kuusse, 203 kaasse või kuhu iganes. Ta ütles mulle, et kui ma seisan siin, anna lihtsalt mulle raha ja kõik on korras. Ma andsin talle $20 ja nüüd arreteeritakse mind. Ma ei teinud seda. Te isegi ei kuula mind. Te lihtsalt ignoreerite mind. Nagu ma poleks inimene. Kuulde, kui te selle vesti ära võtate, mis siis saab? Te olete ju ikkagi inimene, eks? Teiega käitutakse ka ilma vestita niimoodi, eks? Ma ei teinud midagi valesti. Ma ei teinud midagi valesti. Ma ei teinud ju midagi valesti. Kas te saate mulle öelda, mida ma valesti tegin? Kas te saate mulle öelda, mida ma valesti tegin? Sest kui te mind arreteerite, peate te mulle ütlema, mille eest mind arreteeritakse. See on seaduslik. Sest te ei lugenud mulle mu Miranda õigusi ette, kui ma olin kaamera ees. Ma olen kaamera ees. Nüüd on see kaamera ees. See visatakse kohtus välja. Te ei lugenud seda ette. Olgu. Nii sina kui ka su sõber. Nüüd muutume agressiivseks. Olgu. Ma ei muutu agressiivseks, aga te ei kuula mind. Ma ei teinud midagi valesti. Nad ei taha mind kuulata. Ma läksin üles 203, 204. Kas see salvestab? Jah. Palun, aitäh. Ma kasutasin seda kohtuköögis. See on naeruväärne. Ma läksin üles 203, 204. Minu piletid on 204Q. Õige, küsisin turvamehelt. Ma ütlesin, et hei, 204Q on väga kõrgel. Kas me võime siin piirde ääres seista? Ta ütles, et see on okei. Aga kui te tahate siin seista, siis see segab teiste inimeste vaadet. Nii et mul on vaja midagi, millega neile öelda, et nad rahuneksid. Ma ütlesin, mida iganes sul vaja on, ma aitan sind. Mul on sularaha. Ta ütles, anna mulle $20. Ma hoian ta rahulikuna. Ma andsin talle $20. Kes iganes see turvatöötaja kollases särgis oli, ma andsin talle $20 sektoris 203, 204. Ma andsin talle 20 ja ta ütles, et see on korras. Siis tuli see härrasmees siin palamehe mütsiga ligi. Ma ütlesin, et sa ei tohi siin seista. Ma just andsin sellele härrale $20, et siin seista. Kui ma ei tohi siin seista, kas ma saaksin palun oma raha tagasi, et saaksin minna oma sektorisse? Ja kui ma läksin tema juurde ja püsisin oma raha tagasi, ütles ta, et see ei ole võimalik. Ma olin nagu Puula. Sa just ütlesid mulle, et kui ma saan siin seista, siis see maksab $. Ma ei taha kellelegi probleeme tekitada. Ma olen vaevu midagi joonud. Ma lihtsalt tahan sellel kontserdil lõbutseda. Ta ütles, kuula, mis iganes sa mulle andsid, see ongi kõik. Kui sa ei saa siin seista, siis sa ei saa siin seista. Ja ma olin nagu, kuule, aga ta tuleb mulle praegu kallale. Ma ei taha kellelegi teisele probleeme tekitada. Ja siis tulid kõik need politseinikud minu juurde ja käskisid mul oma sektorisse minna. Ma ütlesin, kuule, aga ma just andsin sellele mehele $20. Ta ütles mulle, et ma võin täiesti vabalt siin seista, kui maksan $20. Ja kohe, kui ma proovisin seda seletada härra Viilerile ja härra Arorole, ei tahtnud nad seletust kuulata. Ma ei tahtnud vaielda ega edasi-tagasi käia. Ma lihtsalt tahtsin oma raha tagasi saada. Andke mulle mu $20 tagasi ja ma lähen oma sektorisse. Kõik. Ma ei teinud ju midagi valesti. Ma ei teinud midagi valesti. Une korraks maha. Okei? Ei, sest see on naeruväärne. Ma ei teinud midagi valesti. Ma lihtsalt proovisin vestelda, aga need 2 meest on nii võimu täis, et nad ei taha kuulata inimest, kes proovib endaga rääkida. Shelby, enne kui me sinuga räägime ja küsime täpselt, mis juhtus? Ma olen seda misterile juba seletanud. Reyes Sile. Ma olen talle seda ikka ja jälle seletanud. Kuule, proua Brinkley, ma ei teinud midagi valesti. Kuula. Anna mulle üks hetk. Me rääkisime varem, et keegi ei selgitanud sulle sinu õigusi. Me loeme need sulle ette, et ma saaksin selle kohta täpsemalt küsida. Te olete mind füüsiliselt juba kinni pidanud enne, kui mulle õigused ette loeti. Seega te ei teinud seda. Te ütlesite mulle, et ma olen arreteeritud. Te ütlesite seda. Te ütlesite seda. Te ütlesite, et kui ma teie korraldustele ei allu, siis ma olen arreteeritud ja te tegite täpselt nii. Nii et... Õiguste ettelugemine. Me ei kuula isegi midagi. Ma tahan sulle midagi korraks selgitada. Ma ei pea sulle su õigusi ette lugema, enne kui tahan sinult küsida midagi selle kohta, millest sind süüdistatakse, eks? Ma ei teinud midagi valesti. Ta loeb selle sulle ette ja siis me küsime. Ma hakkan sulle mõned küsimused esitama. Ja siis ma ei vasta ühelegi küsimusele. Ma vastan küsimustele ja siis saab Miranda õigused ette lugeda.
Noh, te olete mind juba füüsiliselt arreteerinud. See on rohkem kui kinnipidamine, sest kinnipidamine tähendab, et te panete mind kinni ja küsitlete mind enne seda. Ma olen nüüd füüsiliselt olukorras, kus ma ei saa lahkuda. Mul ei ole mingit vabadust. Ma olen praegu arreteeritud. Ma mõtlen, teie mehed on seaduslikult mind kinni pidanud. Nii et see, te loete mulle praegu minu õigusi ette, ei muuda seda, et teie ametnikud oleksid pidanud need mulle juba seal ette lugema. See ei ole nii. Meil ei ole. Kuula. Te oleksite pidanud mulle minu õigused ette lugema, kui mind arreteerisite. See loete neid mulle praegu. Sa siis ei taha rääkida? Ma tahan küll rääkida, sest see on... Ma ei teinud midagi, Marli. Shelby. Mida ma sulle seletada püüan on see. Miranda õigused loetakse ette siis, kui sulle hakatakse küsimusi esitama. Neid ei loeta ette siis, kui sulle pannakse käerauad. Teie ametnikud peaksid olema piisavad korralikud inimesed, et nad tahaksid vestelda. Kui Shelby vaidleb turvatoas politseinikega, saavad teised ametnikud Arena Securitylt rohkem infot juhtunu kohta ja nad saavad teada, mis juhtus Shelby $20. Ma läksin ligi. Koni, ta jagab neid välja. Te võite tagasi oma kohale minna. Näita mulle piletit. Vaatame, ta on seal üleval. Ma peaksin selle ära kustutama. See on okei. Siis ära mind lõpeta. Mine tagasi oma juurde. See on see, mis tal minu jaoks on. Poisid, võite tagasi minna oma juurde. Ma ei taha vaielda. See on minu probleem. Ma lihtsalt võtan. Sina talla istmel. Ma lihtsalt väljaspool ala. Poisid, võite tagasi oma kohale minna. Nii et ta oli 2 politseinikuga ja äkki ta liigub, püüdes teda rahustada. Püüa temaga rääkida. Mine tagasi ja vaata. Surnud aeg. Saate viid tagasi. Ja see natuke andis sellele naisele raha tagasi. Nii et ta võttis rahakoti, ma andsin naisele, neil oli 20. Ma andsin talle $20 tagasi. Nii et sel ajal lahendasin olukorra. Ta ei lõpetanud vaidlemist. Ta pidi selle edasi viima. Lõpetas ühisseisud ja ta hakkas teda survestama. Ja tal oli pakkumine käes. Siis ma võtsin ta maha. Ja neil on ikka veel vaja puhke saada. Said aru? Viin Märma. Nii lähedal. Kas te tahate loata sisenemise pärast süüdistust esitada? Kas te olete valmis süüdistust esitama? Me lihtsalt ei tungi loata sisse. Nii et asi on nii. Kas ta on nõus minema? Aga las ta läheb. Kas ta tahab sellele vastu hakata? Kui nad patrullautost välja tulevad, on Shelby endiselt täiesti jahmunud, et teda kinni peetakse. Ei, ma ei lähe vanglasse, ma ei teinud midagi valesti. Ma lihtsalt tahtsin Shakirat näha ja head päeva veeta. Juhtumi aruande kohaselt esitati Shelbyle süüdistus ametnikule vägivallata vastu hakkamises, rünnakus korrakaitsetöötaja vastu ja loata sisenemises. Me ei suutnud leida Shelby kriminaalasja kohta uuendusi, kuid politsei raportis märgiti, et Shelby sai 9 aastaks kinnistule sisenemise keelu. Meie järgmine kehakaamera salvestis pärineb Palm Coasti linnaosast Floridas, kus näib, et rahulik päev basseinis on muutunud probleemseks. Üks perekond teatas politseile, et naine, kelle isikuks tuvastati hiljem Eileen Culzer, võttis väikese lapse ja viskas ta vette. Seal üks naine, ta on nagu, ma ei tea, te näete teda, aga ta on kuidagi imelik. Ta pole päris normaalne, ta on veider. Ta istus trepil ja naine tõstis ta üles ning viskas basseini. Ta üritab lapsi suunata. Ta käitub põhimõtteliselt imelikult, tead küll, tüütab meid, aga me oleme tema vastu siiski sõbralikud. Ta tuli ja võitles temaga mänguasjaga ning oli nagu... Ta tuli ja istus meie kõrvale, võttis su sülle, võttis tema ja viskas nad basseini. Ja siis ta jättis selle vahele ja ütles, et see pole oluline. Ta ei olnud pahane, talle ei paista korda minevat. Ma ütleksin, mees, palun, mine sinna, jäta meid rahule. Ja ta lihtsalt jätkas. Ta ütles, et mind visati basseini ja mul on kõik korras. Okei. Ja siis ta võttis mõne $1 minu käest, vabandust, ja viskas need. Ja lihtsalt viskas need. Ta läks nende järele tema kõrvale, ta ütles, võid need võtta. Mina ei. Ta ei tea, kuidas seda peatada, ta on ikka veel seal sees. Ta tapab teda. Ja teema. Tuleb pidevalt uuesti üles ja... Proovib uuesti tulla. Ta hakkab. Alustama. Kas teil kõigil on isikut tõendavad dokumendid kaasas? Ma tean, et te olete basseinis. Me teame, me kõik tõesti tegime seda. Tahad minna seda tooma? Ma lihtsalt võtan ühe. Ma võtan teie nimed ja muu info. Nii et ta viskas oma napsi basseini. Okei, ilma nõusolekuta. Ilma nõusolekuta.
ta on seal sees ja ta on hull. teeme ära, mees. See on hea värk. Noored kutid, noored vaenlased. Mulle meeldib. nii et ilmselgelt lähen ma temaga rääkima. sa saad palju teada. ma teen oma uurimise ära, aga kas sa tahaksid tema vastu avaldust esitada selle eest, et ta sinu lapse basseini viskas? ma mõtlen, et mind see eriti ei huvita, aga vaata, ma tahan lihtsalt teada, kas ta lahkus, sellepärast ma juba tean, kes see oli. jah, me uurime selle kõik välja. Flagleri maakonna šerifi asetäitja märkab, kuidas Eileen lahkub kogukonna basseinist, seljas ainult ujumisriided ja lükkab jalgratast. tere, bro. Terry. mis siis täna toimub? Võib-olla tahad sinna kiiresti jõuda või kas sa juba said selle kätte? ma rääkisin temaga natuke, aga nüüd üritan sinu versiooni kuulda. Noh, ma hakkan koju minema. Kas sa tahad meie juurde kolida? ei, me võime lihtsalt siin rääkida. Hästi, mida sa tahad öelda? Mida sa tahad küsida? ma lihtsalt tahan teada, mis toimub. Mida sa mõtled, mis toimub? Ma ei tea, mis toimub. sina ütle mulle. olgu, las ma annan sulle selle info, mis mul on ja siis vaatame, kas saad mind aidata kõik kokku panna, eks? põhimõtteliselt nad ütlevad, et sa võtsid nende lapse ilma loata ja viskasid ta basseini. Ma viskasin ta paari jalga basseini, jah? Jah, kas see on siis vale? Selle eest te ju midagi kirja ei pane. jah, sa ei tohi teisi inimesi niimoodi haarata, kui keegi... nii et ma ei teinud seda. Ma ei teinud seda halva kavatsusega. Ma mõtlen, kui sul oleksid olnud halvad kavatsused, siis võib-olla oleks midagi juhtunud. Okei, aga sa ei saa teiste inimeste lapsi haarata ja neid sisse visata, eriti imikut. Nii et mida me nüüd teeme? Kas me paneme mind vangi? Viskame minema. ma tahan, et sa seletaksid natuke rohkem, mis toimub. Mul ei ole midagi, mida seletada. kas sa ei saa aru, mis juhtus? Lõbu pärast. lõbu pärast, jah. aga see ei ole sinu laps. kas see oli sul okei? Tegelikult ei, ma ei saanud neilt tegelikult luba. Kas sina said oma vanemalt loa täna siia tulla ja minuga rääkida? sain küll, noh. Said küll. Oh, kas tõesti? ei, ma ei saanud. Ütles ta. aga see on minu töö ja ma olen täiskasvanud mees. Sa rikkusid seadust. aga ma olen täiskasvanud mees. aga selle kohta on seadus. Pole vahet, kas sa oled täiskasvanu või mitte. Kas selle kohta on seadus? kas ma võin öelda, et sa panid toime kallale tungi? olgu, proua, kuidas sellega on? Kas teil on selle kohta oma arvamus? Kas me võime sellega alustada? Ma ei tea. Ei, tegelikult mul ei ole vaja. Olgu, mis teie nimi siis on? Eileen. Eileen. Kuidas te seda kirjutate, Eileen? Ma kirjutan Eileen. E-I-L-E-N. Ei, 2 E-tähega. E-I-L. I-L-E-N. Jah, pane enne lõppu veel üks E. Nii et E-N. Jah, ära. Oh, tead mis, kas me tõesti peame seda tegema? Räägime nendega natuke veel. Ma mõtlen, ma tegelikult ei arva nii. Eileen, mis su perekonnanimi on, Eileen? Tead mis? Vabandust, ma tegelikult ei usu, et neil on vestlus. Eileen, mis su perekonnanimi on? Kui šerifi asetäitjad vaidlevad Eileeniga, saabub sündmuskohale seersant, saab ülevaate toimunust ja võtab siis asja enda kätte. Ja see poiss, temaga on kõik korras? Tal on kõik korras. Jah, õnneks olin ma basseinis. Aga ta oli väga lahke. ma arvan, et ta oli lihtsalt, ta oli vaimselt ebastabiilne, nii et ta arvas, et siin on midagi viltu. Ma ei tea. Kas te tegite nendega ujumistunde, kui nad teadsid? Me oleme praegu selles sees. Sul on teine eesnimi, Eileen. Jah, mul on, aga kas sul on ka? Mul on ka. Mis su teine eesnimi on? Miks? Mis su teine eesnimi on? Miks ma seda tean? Ma pean seda teadma, et sind tuvastada. No, tead mis? Kuula, ma olen seersant Campus šerifi büroost. Ma hakkan sind jälgima. Sa panid oma käe lapsele vastu tema tahtmist. Ma ei teadnud, miks. Ma ei teadnud. Ma räägin. Ma teadsin. Ma räägin. Ma räägin. Aitäh, inimesed. Vaata, mida sa teed. Vaata, mida sa oled teinud. Ei, proua, te tegite selle ise. Nemad ei tahtnud isegi süüdistust esitada. Aga me peame teid tuvastama, nii et te lähete nüüd vähemalt vastuhaku eest vangi. Tahad mänge mängida? Selles on nüüd saatke, eks? Kõnni, tule nüüd. Lähme tagasi siia. Hage. Ma istun. Sa pead oma jalad alla panema. Ma ei taha sellesse autosse minna. Ma ei taha sellesse autosse minna. Sa tead seda, ma ei taha sellesse autosse minna. Ja mõnel päeval ei taha ma tööle tulla, aga ma teen seda ikkagi. No, sa ei pea seda tegema. Tead mis?
sa ei pea seda tegema. Mille jaoks sa seda teed? Miks sa tööle tuled? Et kaitsta väikseid lapsi, nagu teab mis. Ta ei olnud ohus. Ta ei olnud ohus. Palun ava mu uks. Ma tahaksin siit lahkuda, palun. Lase mind välja. Miks? Ma ütlen sulle kohe, eks. Ei, ütle mulle kohe. Lihtsalt anna meile hetk, see on kohe läbi. Lase mind siit välja, vend. Viska mind mu maja juures maha. Ma elan kohe selle tänava peal. Meid arreteeritakse vägivallatu vastupanu eest, okei? Ja mis sellest siis lõpuks saab? Mis sellest kõigest välja tuleb? Mis selle kõige eesmärk on? Sest sa panid kuriteo toime. Mis kuritegu see on? Vastuhakk? Mis on teine kuritegu? Kas polegi teist kuritegu? Ja miks see on kuritegu? Miks see on kuritegu, härra? Sest te teate täpselt. Ütle mulle, miks? Ma ei tea, et see oleks kuritegu. Ütle mulle, miks sa arvad, et see on kuritegu? Ma mõtlen, kas sul on keegi, kes elab sinuga koos ja saab su ratta ära tuua? Tead mis? Tead miks? Kas sa saad mulle öelda, miks? Miks? Ilma vägivallata vastupanu osutamine on kuritegu. Ja mu ratas on siin. Hästi. Ma ei muretse selle pärast, sest ma elan heas, turvalises naabruskonnas ja kõik saab korda. Jäta see siia. Vii mind vanglasse, kui pead. Jah, ma osutan kinnipidamisele vastupanu. Pane see kirja. Delta 14 annan sulle teada, kui on aeg lahkuda. Delta 214. Nii et ei saa mind süüdistada kinnipidamisele vastupanu osutamises, sest ma ei osuta kinnipidamisele vastupanu. Nii et jätke mind lihtsalt siia. Teate miks? Miks üldse kogu seda jama teha? Ma osutan kinnipidamisele vastupanu. Kas te mõistate, härra? Kuulge, teate mis? Kas te saaksite teel arestimajja minu majast läbi käia? See on kohe nurga taga ja öelda mu abikaasale, kui ta juba ei tea. See on kohe siin nurga taga, härra. Piele vangla, hästi. Ja mida ma siis seal teen? Kas saan ühe telefonikõne, et talle helistada ja teada anda, eks ole? Mida ma vanglas teen, härra? Mida ma seal teen? Istun lihtsalt. Kui kaua siis? Tead mis? Võib-olla peaks sinuga ka kunagi nii juhtuma. Ja siis sa tead, ma olen kindel, et sa loobuksid oma tööst. Sa ei teeks seda teistele. Tead mis? Mina ei ole ka kuritegu toime pannud, härra, aga sina praegu paned toime kuritegu, sa tead seda. Seda nimetatakse inimrööviks. Aileenile esitati süüdistus lapse väärkohtlemises ja politseiametnikule vägivallatult vastuhakkamises. Talle tehti kohtukõldlikkuse hindamine ja ta saadeti ravile enne, kui ta tunnistati kohtuprotsessiks kõldlikuks. Mõni kuu hiljem ei vaielnud ta 3. astme lapse väärkohtlemise süüdistusele vastu ning prokurörid loobusid vastuhaku süüdistusest. Ta mõisteti 8 aastaks kriminaalhooldusele. Nüüd läheme Ocalasse, Floridasse, kus ilmselt miski ei takista Kathleen Haganit oma dieetsooda saamisest. Ja see hõlmab ka keeldu Walmarti siseneda. Kus su isikutõendedokument on? Miks ma seda ei teinud? Sest... Sul on siia sisenemiskeeld, anna mulle oma isikutõendedokument. Kuus 1977, mina olen 1012, 1075. Arian Echo. Arian Echo. Kuus 1977, ma olen LGR.
7. 1029 Florida juhi loa numbri järgi ja palun kontrolli kehtivaid sisenemiskeelde. Kui kaua aega tagasi sa siia sisenemiskeelu said? Mõni kuu tagasi. Selgub, et 65-aastane naine oli poest juba mitu kuud varem väidetava varguse tõttu keelatud, aga tundub, et ta ei võtnud seda keeldu eriti tõsiselt. Miks sa siia tagasi tulid? Ma lihtsalt tahtsin läbi astuda, lihtsalt alustada. Sa tead, et kui sa siia tagasi tuled, siis lähed vangi, eks? See ei ole nii, et... Ma ei teadnud seda. Noh, sa saad teada, sest just nii see juhtubki, nii et... On veel palju teisi kohti, mine näiteks Targetisse. Kas sul on igast Walmartist sisenemiskeeld? Ei, te ikka veel teete seda. Tal on sisenemiskeeld The Village'is ja siin varguse pärast. Hästi, nüüd pead minema Silver Springsi. Ära tule tagasi, see ongi kogu sisenemiskeelu mõte. Sisenemiskeeld ongi armuaeg. Millal oli viimane poevarguse süüdistus? See oli samal päeval, kui talle sisenemiskeeld määrati umbes kuu aega tagasi. Mul oli tema kohta 2 eraldi juhtumit, aga ma arvan, et ainus... Kas keegi on teiega nende juhtumite osas juba ühendust võtnud? Ei, aga ma näen, et see on menetluses. Jaa. Ma ei tea, kuhu see kadus, eks? Olgu, hea. Ei, see on Walmart, ma tean, ja see on lihtsalt ebamugavus, ja eriti mis see korduv, ja. Mida sa eelmine kord võitsid? Mis see oli? Kott ja siidipaber. Aga kui kaua see aeda võttis? Valetasid mulle. Võta seda kui viiki. Ma ei valetanud sulle. Valetasid. Sa valetasid mõlemal korral. Ei. Ma ei valetanud, jah. Kuidas? Sa ei võtnud midagi. Jah, sa valetasid mulle. Sa valetasid mulle. Nii et ma olen sinu vastu kena ja midagi ei juhtu. Noh, proua, sa ei saa midagi varastada ja oodata, et midagi ei juhtu. Ma ei öelnud seda, aga tema lihtsalt kuidagi, ta lihtsalt ütles, ma annan sulle armu, punkt. Noh, selleks sisenemiskeelu hoiatus ongi ja siis sa tulid tagasi. Nii et nad on omadega täiesti läbi. Pöörasid ringi ja nägid mind jälle hoones 6977. Go ahead. No, I did not see you. 12 istuvad just siin. Noh, mina ei näinud. Seoses sinu Florida tehinguga jõuab asi tagasi Kathleen Hageni juurde. Email. Rannas märku 42 Aia Avenue Walmartist. Kehtib alates 9. maist 2024 ilma aegumiskuupäevata. Ta annab samuti märku 49 Marianne maakonnast varguse eest. Kas soovid ühte sammu lugeda? Kas soovid, et kinnitaksin? See on 10.4 ja võid mulle näidata 10.15. Kuid Katliini poest äraviimine pole tema ainus probleem. Juhtumi aruande kohaselt oli tal ka vahistamismäärus, kuna ta ei ilmunud kohtusse pisivarguse süüdistuse tõttu. Pane käed ette. Hästi, kas sul on rulaator või midagi sellist? Roller! Sa sõidad ringi selle Jassiga. Olgu, kõik on korras, mu partnerid pole siin, nii et sa pead seal taga seisma ja me läheme siit, sest ma olen parkinud toidupoe juurde, nii et tule. Marianne Cox. Kuus 97, kas ma saan 10.99? 16 107. Toiseks.
üle lugeda, härra. 6977. 109, mu raadio ei tööta. 54 sain kätte. Kas sul on mingeid meditsiinilisi põhjuseid, millest ma peaksin teadma? Aga sul pole südamehaigusi ega midagi sellist? Ma panin su käed ette, sest mul on süda, aga kui keegi minuga räägiks, oleks meil autoga probleeme. Hästi, aitäh, härra. Ma lihtsalt panen siia ootama. Oota korraks, mu auto on kohe seal, ma panen lihtsalt oma kotti sinna. Me lihtsalt läheme minu auto juurde. Mine edasi. Hästi. Üles. Kas sinu kotis on midagi, mis kuulub Walmartile? Kas su kotis on midagi, mis on Walmarti oma? Praegu on sul veel võimalus, et sa ei saaks lisasüüdistusi. Jah, on küll. Kas ma vaatan selle kõigepealt üle? Jaa. Nii, oota veraks, see on armuaja periood, tal on juba asjad olemas. Olgu, ma jätan selle vahele. Ma võin selle avada, ma ei kuule midagi. Ma lähel toon selle, see ongi kõik 3. See on rõve. Sikram, toed? Jaa. Okei, jah. Okei. Lahe. Nii, et sa kavatsesid selle varastada. See on fantastiline. No, ta viiaks ära ja see vahistamismäärus kinnitati. Nii, et sellega ongi nii. Enne kui ma lahkun, pean su asjad ära tooma. Õige. Kas sa tahad seda kokki alles hoida? Lõid siis nii. Jah, sinu auto võtmed. Olgu, ta peab siia tagasi tulema, et oma auto kätte saada või te võite selle ära vedada. Ma arvan, See sõltub sellest, kui kauaks ta ära jääb. Kui ta on rohkem kui päev või 2 ära, siis te võite selle ära vedada. Ma ei taha seda teha, aga hoia seda alles. Ma tunnen, et sul on juba piisavad võimalusi olnud. Sa ilmselt lõpuks ütled meile ise. Nii et see ongi kõik. Sul ei ole mingeid narkootikume või midagi hullu? Ei, ükski su ravimitest ei ole mõnes teises ravimikarbis. Olgu. Olgu. Olge paigal, proua. Panete mind kohe alguses vana naise arreteerima. Ma näen seda. Ta on nii kohutav. No ta on... Ma mõtlen, et ma olen nagu... See on sinu armuaeg, aga kui ma sinna jõuan, siis see on sinu armuaeg. Praegu on see lihtsalt loata sissetung. See on lihtne. Nüüd sai ta selle osa tehtud. Ma lihtsalt ootasin, et ta loata sisse tuleks. Ja siis ma olen nagu... Kas sul on veel midagi? Jah. Nad see ongi nii, et isegi kui ta siia sisse tuleks. Eelmine kord andsin talle võimaluse pärast seda, kui ta varastas. Kui palju see kraam väärt on? Sest ma kavatsen talle lihtsalt esitada süüdistuse loata sisenemises ja pisivarguses. 4,46 ja siis alusta sellega, jah. Mis see on? Lihtsalt kannatiivad? Jah, 828. Õige. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Õige, hästi. Mis see on? Lihtsalt munasalat? Jah, topet munasalat. Kui palju see hind jälle oli? Vabandust, 0,44. Hästi, lahe. Ja kas sul on isikut tõendav dokument olemas? Mul ei ole. Tegelikult võid sa olla mu autos. Tail of mine. Ma väidan, et mul on mikrofon. Lihtsalt kardal, et on vahistamismäärus. Ma vaat 48. 26, sa võid mulle 1015 näidata. Nii et ära nii ka vahistamismäärus. Jah, viimast korda. Okei, jah, see pole enam Larsen. Nii, valmis. See näeb välja nagu mikrofon. Minu omaga. 681F.
või 6. ma arvan, et mu lemmikjuhiluba, mis mul kunagi olnud on, oli Arizona oma, sest see ei aegunud kunagi. see ei juhtu 1013 saates. Mis see telefoni number on? Ja teie olete turvatöötaja? Jaa. Asti. Kas teil on minut veel midagi vaja? Ei ole. Meil on kõik korras. Sa tahad selle kraami jaoks uusi süüdistusi? Jah, kõik on korras. Tehtud. Nüüd on mul kõik olemas. Aitäh kõigest. Siis, hästi. Okei, võid minna. Kas teil on seal taga piisavalt õhku, proua? Ei, ma ei ole. Ollu, ma keeran siis konditsioneeri põhja, sest mu kliimaseade on veidi imelik. Või võin aknad alla lasta? Kuidas teile sobib? Olgu. Olgu. Enne kui me lahkume, pean ma sulle selle kaardi ette lugema, eks? Sul on õigus vaikida. Kõike, mida sa ütled, võidakse sinu vastu kohtus kasutada. Sul on õigus enne küsimustele vastamist rääkida advokaadiga ja advokaat võib olla sinu juures ülekuulamise ajal. Kui sul ei ole võimalik advokaati palgata, määratakse sulle advokaat enne ülekuulamist, kui sa seda soovid. Sa otsustad vastata küsimustele ilma advokaadi juuresolekuta, sul on siiski õigus igal ajal lõpetada. Sul on ka õigus igal ajal vastamise lõpetada, kuni oled advokaadiga rääkinud. Kas sa saad aru? Nii. Miks sa tagasi tulid? Sest nad ei müü enam seda tavalist 12 meie 12 pakis. Seegi mitte teises Walmartis? Käisin Walmartis. Ei, ma ei olnud teise Walmarti lähedal. 6977. 697? 69 Baltimore. 1015, 1 täiskasvanud naine, 51 CJ-le algus, 1 130 474. 23. Okei. Nii et sa tulidki siia ainult Pepsi pärast? Jaa. Aga kuidas on nende asjadega, mis sul kotis olid? Raske öelda. Okei. Ma üritan oma arvelduskontot korda saada. Mul ei ole raha. Mul ei olnud kontol raha. Okei. Seal on see õhkond. Jah, ei, ma keerasin selle vaiksemaks, et saaksin kaarti lugeda ja sinuga rääkida. Juhtumi aruanne ütleb, et Katlin tunnistas hiljem, et teadis sisenemiskeelust, kui ta tahtis väga just neid konkreetseid Diet Pepsi pakke ja ei arvanud, et jääb vahele. Katlin arreteeriti ja tema kautsjon keelualale tungimise eest oleks olnud $500, kuid teda hoiti vahi all ilma kautsjonita, sest ta ei ilmunud kohtusse. Lõpuks veetis Katlin vanglas 41 päeva, enne kui tunnistas end süüdi pisivarguses ja sisenemiskeelu rikkumises ning talle arvestati karistuseks juba kantud aeg. Järgmisena läheme üle kogu riigi Bonnie Lake'i Washingtoni osariiki. Asjad saavad alguse sellest, et üks elanik läheneb Pierce'i maakonna šerifi asetäitjatele, et rääkida neile kahtlasest autost naabruskonnas. See oli täna hommikul kell 8:30. Ma hoian sellel silma peal. Ta justkui ärkas natuke aega tagasi, ta on seal väljas seisnud ja millegagi askelbenud. Tal on seljas vana pruun jakk ja heledad pruunid püksid. Kohe seal ees. Tal oli kogu nägu kaetud Ameerika lipu mustriga näokatega ja ta kõndis sinna poole. Juhtumiraporti kohaselt oli kahtlane isik piirkonnas olnud juba mitu tundi ja teda märgati mitmel valvekaameral. Ühes kaadris on näha tundmatut isikut, kellel on seljas pruun jakk ja nägu kaetud. Ta kõnnib ringi, käes näib olevat poekott ning lahkub siis kaadrist.
kuid teda märgatakse uuesti, mis näib olevat kellegi tagahoovis endiselt see sinine poekott käes. Kuid sellest nurgast on näha, et Jacki seljal on UPS-i logo. Ja tundub, et see inimene tunneb end võõrastes hoovides ringi liikudes üsna mugavalt, istub isegi puidust terrassil ja räägib telefoniga. Veel üks ohumärk elanike jaoks on see, et suurt pruuni veokit pole kusagil näha. Nii et šerifi asetäitjad otsivad seda väidetavalt libakullerit ja selgub, et ta on endiselt naabruskonnas. Hei sõber! Kas sa oled seotud selle musta autoga seal? Mida? Sest meile tuli kahtlase isiku kohta kõne. Kas sa elad siin kandis? Siimas Adolfio. Tša. Jah, see on minu oma. Vabandan. Okei, kas sa elad siin kandis? Ei, ma käin ukselt uksele. Ma tegelen fotograafiaga. Kui kaua sa oled seal parkinud olnud? Umbes 30 minutit. Ma olin lihtsalt oma autos. Kas sul on Ameerika lipuga mask? Kas see on Ameerika lipuga mask? Jah, okei. Kas see on sinu auto? Sa ei ole seal 8 tundi parkinud? Ei, üldse mitte. Olgu, kas teil on isikutõende dokument kaasas? Kas ma tegin midagi valesti? See hakkab kohe läbi saama. Jaa. Ma jõudsin siia just praegu. Näitan sulle. Kas sul on isikut tõendav dokument kaasas või mitte? Sind salvestatakse heli ja videoga. Kas see on sinu maja? Ei, ma olin minemas. Ma käin ukselt uksele. Kas sa näed, et siin on silt ukse kauplemine keelatud? Jah, tule siia, astu siia poole. Miks sul on UPS-i vorm seljas? See on nali, see käib selle kohta, jah. Võta oma ID välja, see on väga naljakas. Istu maha, see on imelik. Kas sul on relvi või muid ohtlikke esemeid kaasas? Ei. Ei ole, pane käed mänguasjale. Ma ei teinud midagi valesti. Teid peetakse kinni. Istu maha. Väidetavalt kandis ta ametlikuna näivat UPS-i jopet, mille küljes oli Mark Simoni nimega nimesilt. Aga šerifi asetäitjad tuvastasid kahtlusaluse Heather Beveerina, kuid väidetavalt UPS-i töötajana teesklemine polnud põhjus, miks ta arreteeriti. Kõik, mis sul on, paneme korda. Ma tahan, et sa läheksid. Pane käärauad peale. Selleks on 2 võimalust. See on Seattle'is. Ma ei kuula. Minu isikutõende dokument on minu autos. Pane oma käed siia, okei? Härra, ma ei... Pane oma käed sinna. Ma ütlen sulle, kuidas sa välja näed. Sa näed välja nagu luuskur. Mis see on? Pane käed sinna peale. Sind surutakse kohe maha, sa saad aru, eks? Mis asi on luuskur? Luuskur on keegi, kes käib ukselt uksele, et kontrollida, kas majad on tühjad. Jah, sul on seljas UPS-i vorm. On selge, et sa ei kanna seda UPS-ist. Sain aru, lõpeta rääkimine. Sa tahad, et ma vastaksin mõnele küsimusele, eks? Ma siis seletan sulle, mis on hiilija. See on hiilija. Sul on UPS-i vorm seljas, aga sa pole isegi UPS-ist. No. Vabanda, sa oled seal juba 8 tundi parkinud. Sa tuled narkomajast. Nii et lõpeta, kus see narkomaja on? Mis su perekonna nimi on? Vivier. Mis see kõik on? Kas on relv? Pane oma käed sinna peale. Tahad minna sinna kuradi põrandale, lõpeta ära. Vabandan. Teine eesnimi. Au. Esimene Cook. Oh, vabandust, vaata seda. Sind ei peeta kinni. Mis see on? Ma ei tea, ma leidsin selle. Facebook. 451, mida sa võtad? Sa ei, ma ei ole. Tundsin midagi kõva. See nägi välja nagu relv ja siis selgus, et see oligi relv. Kas sa oled raskes kuriteos süüdi mõistetud? Ei, jah, ma ei teadnud seda. Oh, vaata seda. Raskes kuriteos süüdi mõistetud, kelle valduses on tulirelv. Ma ei teadnud, et see oli relv, nagu päris relv. Ma pole kunagi nii väikest relva näinud. Ma lihtsalt leidsin selle, härra. Ja selgub, et Heatheril oli väidetavalt kaasas tõeline aardelaegas. 22 kaliibriline Derringer kuulid, väidetavad sissemurdmisriistad nagu poltlõikurid, diagonaalsed külglõikurid, minikang, aknapurustaja ja suvalised võtmed. Ja Heather teeb huvitava otsuse, kui talle esitatakse tema vastu olevad tõendid. Mida sa teed? See on kõige hullem teeseldud krambihoog, mida ma kunagi näinud olen. Lõpeta ära. Võta end kokku! Sul on krambihoog. Ma tahan meenduda, et sinuga on kõik korras. Hinge. Lõpeta teesklemine, et sul on... Sul ei ole krambihoogu. Nii, väga hea. Ma ei saa hingata, ma vannun. Oh, jumal. Ma ei saa hingata. Mul on krambid.
kui sa mind veel kord lööd, arreteerin su 3. astme eest. sa lööd mind jalaga. Lõpeta. Oh, vabandust, ma leidsin ka natuke narkotsi. Ma ikka veel üritan välja mõelda, kuidas seda tühjaks laadida. ma ei tee nalja, ma kannun. Ma luban. ma ei saa hingata. Noh, nüüd pukseeritakse su auto minema. Teeme mõned aeglased ja sügavad hingetõmbed. Hingetõmbed. Teeme mõned aeglased ja sügavad hingetõmbed. Kas sind kontrolliti korralikult läbi? Ei. Ma tegelen sellega ikka veel, sest ma ei taha, et mind torgitaks, nõelaga torgataks või lastaks. Piatu! Kuula, kui sa jätkad selle mängu mängimist, siis lasen su auto ära pukseerida. Nii et lõpeta. Lõpeta krambihoogude teesklemine. ma ei saa hingata. Sul pole niikuinii midagi ees, mis takistaks. ma tean. mitte seda. Sest mis see on? Pole mõistusele. mis see on? Vabandust. Mees, mis lahti on? Keera küljele. Jah, just seda me olemegi. Piatu. Kuule, partner, ma arvan, et meil on vaja narkani. Paistab, et ta teeskab nüüd surnud. ma ei tee seda. Ah, sa ei ole surnud. Nüüd sa saad rääkida, eks? Jätka seda jama, ma viin su vanglasse. Kas sa lõpetad lollitamise või mis? Kas sina? ma lähen niikuinii vanglasse. Kas sa jääd kinni? Ei, sa ei jää. Kas sa tahad vanglasse minna? Me pukseerime su auto ära ja keerame su elu täiesti tuksi. Kas sa saad lõpetada krambihoogude teesklemise? Kas sa saad lõpetada meditsiiniliste seisundite teesklemise? Kas sa teesklesid krambihoogu? Jah või ei? See ei ole ebaseaduslik, lihtsalt ütle mulle tõtt. mul tõesti on spasmid. Kas sa lihtsalt teesklesid krambihoogu või mitte? see on ärevus. Kas sa lihtsalt teesklesid krambihoogu? Okei, siis viime su üles. Kas sa saad selle narkani või mitte? Nii et ma ei raiska oma elu päästvaid meditsiinitarbeid selle peale. kas ma saan sinuga rääkida, palun? Sa juba räägid minuga. sa ajad mind tõsiselt närvi, esiteks. teiseks. See ei ole mul esimene päev tööl. ma tean, ilmselgelt ei tea ma, kus sa arvad end olevat. me ei ole Seattle'is. Lihtsalt lase mul rääkida, lase mul rääkida. P2. Ma tegelen sellega, sõber. Vabandust. ma ei suuda püsti tõusta. Sa tõused püsti, sest sul oli üks relv kaasas. Me kontrollime, ega sul veel üht relva kaasas ei ole. Nüüd aja jalad laiali, seisa seal ja lõpeta lollitamine. Vabandust. Mul ei ole vabandust. Kas sul on midagi veel peale relva kaasas? Ei. Härra? Ma leidsin selle. Ma ei teadnud, et see on päris relv. Ma olin 11 aastat vangas. Ja sa arvad, et ma peaksin olema nagu, vau, sa olid 11 aastat vanglas. See on hämmastav. See on tore. Ilmselgelt ei olnud 11 aastat sinu jaoks piisavalt pikk aeg, et õppida. Kuula, sul on õigus vaikida. Kõike, mida sa ütled, võidakse kohtus sinu vastu kasutada. Sul on õigus rääkida advokaadiga ja sul on õigus, et ülekuulamise ajal oleks advokaat sinuga. Kui sa ei saa endale advokaati lubada, määratakse sulle riigi poolt advokaat. Kas sa soovid neid õigusi silmas pidades avaldust teha? Minuga vaenulik olemise kohta. Sina olid see, kellel oli relv. Sina oled see, kes on teesklenud. Nii et kuula! See on sinu võimalus olla aus ja otsekohene minu partneriga. Ma ei taha sinuga rääkida. Sa ajasid mind kuradima närvi, sul oli relv, sa oled varem kuriteos süüdi mõistetud, sa teeskled asju. Nüüd tuleb siia tuletõrje, need inimesed on maksumaksjad, sa raiskad nende aega ja raha. Kuidas oleks, kui sa räägisid minu partneriga? Ole aus, pidades silmas oma õigusi. Alustame esimese küsimusega. Sa ei ela siin. Miks sa käid inimeste majade ümber ringi UPS-i kulleri moodi riides? Ma läksin vaatama, milline see põlenud maja välja näeb. Ma ei teadnud. Ma lihtsalt vaatasin seda põlenud maja. Mina ei murdnud sisse. Kas sina murdsid sisse? Kas sa läksid põlenud majja? Ma ei läinud sisse. Kas see on sinu maja? Ei, ma lihtsalt kuulsin sellest. Ma pole kunagi... Nad ütlesid, et see oli täiesti ära põlenud ja ma lihtsalt tahtsin seda vaadata. Kui kaua sa siin oled olnud?
ausalt, ma luban sulle umbes 1,5 tundi, kõige rohkem. Okei, nii et need inimesed, kes ütlesid, et sa oled siin olnud 8 tundi, valetavad täna. Ma vannun kõige nimel. Ma ei hakka sulle enam valetama. Kust sa selle UPS-i kostüümi said? Mu sõbral oli see. Miks sa seda kannad? Ma lihtsalt tunnen, et inimesed ei vaata mind. Ma lihtsalt tahtsin seda. Nii et selleks, et oma kohalolekut naabruskonnas varjata, oled sa riietunud nagu UPS-i kuller. Jaa. Aga mida sa siis teed, mida sa ei tohiks teha, kui sul on vaja end maskeerida? No ma lihtsalt ei tahtnud, et see tähelepanu tõmbaks, kui ma maja vaatasin. Kust sa selle relva said? Ma luban sulle, ma ei teadnud, et see oli päris teenistusrelv. Kust sa selle said? Sealt. Kust sealt? Grady, pargi juures, sealpool. Kas sa tead, kus on Ferry? Ja ta on vanem mees. Kas seal kandis on mingi narkopesa? Kus? Millislinnas? Prairie Ridges. Ja kus sa selle leidsid? See oli peidetud ühe sinna kõrvale, seal on 4 pikka puud. Ja ma mõtlen, seal on üks narkomaan. Ma ei teadnud, et see oli päris relv. Olgu. Ma olen kurjategija ja ma... Jah, see on laetud. Miks sa seda siis kaasas kannad? Ma lihtsalt kavatsesin selle maha müüa või midagi sellist. Ma arvasin, et see on nagu elevandiluust, antiik või midagi taolist. Ma ei teadnud isegi, kuidas seda avada. Okei, see on ilmselgelt tulirelv. Ma pole sind kunagi siin kandis näinud, mees. Ma ei valeta sulle. Nagu ma tahan. Ma ei usu, et sa selle looduses leidsid. See pole piisavalt roostes, et oleks metsas vedelema jäetud. Ma tean, kuidas sa selle leidsid. Ma luban sulle, nii kaua see seal oli. Ma luban sulle, seal on kogu aeg narkomaana. Ma ei tea, kas keegi varastas selle või mis. Okei, see on selgelt märgistatud kui tulirelv. Siin on kirjas High Standard Derringer 22 Magnum. Ma ei vaadanud seda. Sina ei vaadanud, aga panid selle taskusse, eks? Miks sul on käerauad? Sest ma olen politseinik. Ei, see ei ole loogiline. Miks sul on käerauad? See ei ole sellepärast, et sa oled politseinik. Miks sa kannad käeraudu kaasas, oled maskeeritud, kannad kindaid ja relva? See ei paista hea välja, eks? Ei. Mis see on? See on mingi toru asi. Mina ja mu tüdruksõber teeme seda ise. Kas sul on siin veel midagi? Ma lähen võõrutusravile. Olgu! Ma olen juba käinud. Ma käisin TSA-s alles 2 päeva tagasi ja sain oma kindlustuse uuesti korda. Ma ei taha tagasi vanglasse minna, härra. See ei ole minu otsustada, kas te lähete tagasi vanglasse või mitte. Ärge saatke mind vanglasse. Ma teen ükskõik mida, tõesti ükskõik mida. Ma teen ükskõik mida, ma ei suuda. Nii et siin ongi probleem. Okei, sa oled naabruskonnas, kus sa ei ela. Maskeeritult, taskus laetud relv, kannad kindaid ja näomaski. Riietatud nagu UPS-i kuller. Mida kuradit sa teed? Ma isegi ei tea, mul on igav, mul pole ühtegi. Sul on igav? Tundub, et sa kavatsed kedagi röövida. Lihtsalt siiras, luban. Ma luban. Ma lihtsalt ei tea, kuidas selles maailmas normaalne olla. Ma ei taha sinna tagasi minna. Ma ei teadnud, et ma peaksin sõitma, kui ma praegu vangi lähen. See ei ole minu probleem. Mina ei teinud seda, mida sina teed. See oled sina. Ei, absoluutselt mitte. Ma pole kunagi saanud ühtegi. Ma pole kordagi saanud. Ma hakkasin 8 kuu pärast külmetama ja läksin vanglasse. Olgu, aga siis ei tohiks sa ringi käia laetud relvaga taskus, kui oled süüdi mõistetud kurjategija. Ma ei usu kedagi. Ta tunnistas, et teeskles krambi hoogu. Kui sulle sobib see suuline kinnitus, siis pole mingit hindamist vaja. Olgu, sa ei taha, et su vererõhku mõõdetakse või midagi sellist. Olgu, hästi, hästi. Olgu, sa istud autosse tahaistmele ja lihtsalt teadmiseks, seal taga on kaamera, mis salvestab sind. Ma lihtsalt kuulan. Kas ma võin sinuga natuke rääkida? Ma tegelikult tarvitasin narkootikume 6 kuud, aga ma olin vanglas 11 aastat. Olgu. 11? Aastat. Mis seal pistmist on? Ma olen proovinud päriselt sisse elada, aga vabandust, ma ei teadnud, kuidas seda teha. Noh, see ei muuda fakti, et sa valetad mulle. Sa oled siin ja varastad, murrad majja sisse. Ma ei ole idioot, ma ei teeks kunagi nii. Siis miks sa oled keset päeva riides nagu UPS-i kuller ja kannad kindaid? Miks ma peaksin? Ma ei tea, miks sa teed neid asju, mida sa teed. Ma ei ole sina. Jah, ma tean. Linnumaja on sisse murtud 8000 korda. Istu autosse. Seal taga on kaamera, mis sind filmib. Sa oled tulirelva omamise eest vahistatud. Ta nägi, kuidas kaamera lõi maha ühe kaameratest maha põlenud maja juures. Ja ta tunnistas üles, et oli selles maha põlenud majas. Ja ma näen seda. Jaa. Nii, et ta läheb täiesti lõpuni, eks. Läheb sinna ja siis sinna. Ma lähen räägin temaga.
ma arvasin, et sa ütlesid mulle, et sa ei käinud selles maha põlenud majas. ma ei käinudki, ma lihtsalt astusin sisse. Maja omanikul on sinust video. ma ei läinud sisse. Seal on kaamerad, ma ei teadnud seda. Mida sa kinnistul teed? ma lihtsalt vaatasin seda. Miks? Kas see on sinu maja? Ei, härra. Siis miks sa seda vaatad? Ma ei läinud sisse. Sa läksid kinnistule. Milleks? Ma lihtsalt vaatasin põlenud asju, ma ei läinud sisse. Miks? Ma ei tea, mul oli igav. Olgu, ära tee seda. Ma ei ole kunagi. Ma tulen sinuga rääkima. Ma vaatan. Kas sa saad? Kas see varastati? See pole kindlasti UPS. Jah. Meid saab olema. Küsime temalt, kas ta suudab tuvastada. Ma juba hakkan enamiku sellest sassi ajama. Need on Bergmeri tööriistad. Jaa, sa tahad lihtsalt autole öelda, et see on tõenäoliselt nii. Ma viin ta vanglasse. Ma armastan kõiki. Olgu, siin. Lase, ma annan sulle relva. Kas sa saad e-registreerimise teha? Jah. Või ei, ma saan ise eelbroneeringu teha. Ma teen eelbroneeringu. Kas sa mõtlesid ühe välja? Sa suitsetad ja võib-olla varastad. Ma mõtlen, kui ta läks majja sisse. Okei. Aga kui sa võtad vara? Ma võtan ta maha. Okei. Heatherile esitati mitu süüdistust, sealhulgas sissemurdmine, ebaseaduslik relva omamine, sissemurdmisvahendite omamine ja esimese astme kuritegelik teise isikuna esinemine. Selle juhtumi täpne tulemus ei ole selge, kuid Fox 13 Seattle'i raporti kohaselt oli Heatheril mitu varasemat süüdimõistmist ja ta on praegu Washingtoni parandusosakonna vangide nimekirjas. Tänases viimases loos oleme endiselt Washingtoni osariigis, seekord Kennewickis. Politseinikud kutsutakse seal haiglasse ja nad kohtuvad inimesega, kellega nad enda sõnul on varemgi kokku puutunud. Mul on siin mõned väga korratud inimesed. Nii et ilmselt, kuidas ta siia üles sai, kas ta tuli Cadillacist? Nurkotse Cadillaki kõrval. Ta helistas mu emale. Jaa, alne tuli oli nagu... Me ei saa teda kuhugi mujale viia ja mõtlesin, et ei, see on okei, tooge ta siia. Ja ta oli mõnda aega korras, aga nüüd teda justkui süüakse. Ja ta on väga sõnaliselt agressiivne selle suhtes. Nii et Ramos on temaga varem tegelenud ja tal on tema isa number. Põhimõtteliselt on kriisimeeskond olukorrast teadlik. Ta vastab kriteeriumitele, aga keegi ei saa temaga tema suuruse tõttu hakkama. Muidugi. Nii et ta proovib. Ta helistab talle isa teel siia üles, et uurida, kas isa on teda varem siit ära viinud ja vaatame, kas saame seda varianti proovida. Aga tal on võimalus minna kriisiabisse, aga neil pole kohta, mis suudaks temaga tegeleda. See ongi probleem. Ja siis see hallis kampsunis naine lahutab ka abielu. Ma üritasin ühe olukorraga tegeleda ja siis hakkas tema ka minu peale karjuma. Ta oli üsna vihane, aga ütles ka, et me ahistame Jayleni. Politsei sõnul on patsient 28-aastane Jaylen Chaney, keda tuntakse internetis kui pluss suuruses suunamudjad JBA. Tal on TikTokis üle 140 000 jälgija, kuid seekord läheb ta viraalseks oma vastasseisu tõttu haigla töötajatega. Tere, mina olen Jaylen Chaney. No, minu sünninimi on Jaylen E.K.R. Chaney. Olgu. Sünniaeg. Olgu. Kahjuks olen ma esitanud palju avaldusi. No, ma olen püüdnud esitada palju avaldusi. Tegelikult... Mis siin alguse sai, kui nad palkasid võltsnäitleja? See oli tõesti lahe, et ta tuli siia ja nii edasi, aga ma võin sulle sellest kõigest politseijaoskonnas rääkida, kui sa tahad. Ma ei tea. Ma arvasin, et mind kutsuti siia, sest ma arvasin, et mul on vaimse tervise kriis, sest nad jätsid minust sellise mulje. Aga nad teavad, mida nad teevad ja kahjuks on nüüd ka need palgatud näitlejad kaasatud. Ma olen proovinud neile teada anda, et nad oleksid pidanud lahkuma, aga... Ma helistasin FBI-le. Mul oli kriisiabi vaja. Mul on minu särki asjad, mida teiti Cadillacis ja ma sain aru, et see on koht, kust mind esimest korda rööviti. Või siis sündisin seal. See kogu röövimise värk. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Aga ma ootan, et Sark helistab. Nad lihtsalt katkestasid selle telefoni ühenduse, nii et see ei tööta. Kui sa toru tõstad, siis see ei tööta. Tahad proovida sealt helistada? Nii et kogu asi. Ma tean, et su seade pole sisse lülitatud. See on sees. See salvestab. On või? Okay. Lahe, alusta. Ekib punast. Mis siis praegu toimub? Sa lihtsalt ootad Sarki. Ma üritan saada. Sa ootad Sarki? Sa üritad Sarkiga ühendust saada. Jah, aga kuidagi sattusid minu juurde inimesed, kes olid nagu Cadillac. Ja teie arvasite, et ma teesklen. Ja siis ma mõtlesin, et olen hull.
nii et ma pole teletast mitte midagi näinud ja ma sain aru, et midagi on valesti, kui nad kogu aeg Fox 11 näitasid. Ja siis see algas, sa tead küll, midagi on valesti, sa tead, mis toimub. Nad jätsid mu siiski alasti, niimoodi. Ma tõesti arvasin, et tulen siia abi saama ja ma mõtlesin, et võib-olla jumal tõesti tõi mu siia. Ja siis, kui Lords käitus imelikult, mõtlesin ma, et okei, see on imelik. Ja siis, kui kõik, mitte kõik, aga mõned politseinikud ähvardasid ja välja pressisid mind, siis ma mõtlesin, see on imelik mees, ma ei ole hull. Kas ma tunnen end Tri-Citiesis turvaliselt? Absoluutselt mitte. Ja ma pean siit ära saama. Aga sellepärast ma tahtsingi, et te mind varem arreteeriksite. Nii et mis su plaan on Tri-Citiesist välja saada? Ma ei tea, ma kavatsesin Sarki oodata, aga nad ütlesid, et ei saa. Nad peaksid mind viima ühte neist kohtadest, mille nad mulle andsid. Mul on tõendikott. Nad vaatasid mu tõendikoti läbi, arvates, et leiavad sealt mu sülearvuti ja telefoni, mis pidid olema Jerome Davis Cheney käes, kes on ilmselt nüüd vanglas. Ma pole alates 23. kuupäevast ühtegi sotsiaalmeedia uudist vaadanud. Ma ei tea, kuna mu telefon ja kõik see läksid jamaks. Nii et ma proovisin minna politseijaoskonda, et saaksin sellistele inimestele rääkida, mida Kaara ja kõik need võlts näitlejad teevad ning kuidas haiglad oma asju ajavad. Ja ma arvasin, et nad kohtavad mind tõesti kui patsienti, aga ma ei väsinud. Ma pole sõna otseses mõttes 20 päeva maganud, mis ei tundu isegi inimlikult võimalik. Kahjuks proovisin nende inimeste eest pallatada, sest arvasin, et nad on päris patsiendid. Ja ma arvasin, et rikkusin nende maine või midagi, sest kuulsin kogu aeg uudistes Jaylani nime, Jaylan, aga ma ei näinud kunagi Jaylanit uudistes. Kas sul on siin piirkonnas perekonda Jaylan? Jaa, mu isa Jerome Davis Cheney, kus... Ma ei suutnud aru saada, mis on päris ja mis on võits. Kas sa tahaksid, et isa tuleks sulle järele? Jah, muidugi. Kas sul on isa telefoninumber? Tal on minu telefon, nii et kui sa sellele helistad, peaks see töötama. Mis see nimi on? Nüüd hakkab kõik mulle meenuma. Mul on vaja vaimse tervise hindamist, aga ilmselt on kõik haiglad Tri-Citieses nüüd suletud. Kas see on see, mida ma mõtlen? Või vähemalt on nad kõik mulle sisenemiskeelu kehtestanud, sest nad on väga halvasti käitunud? Meil on siin nagu 2 haiglat. 2 lahales? Ei mees, siin on Cadillac või Trios. See on üks neist, noh. Mul on kõigis neis kohtades käimine keeratud, aga Cadillaki juures oleksin ma tegelikult turvaline olnud. Aga siis äkki, kui nad said teada, et ma kavatsen neid kohtusse kaevata, hakkasid nad imelikult käituma. Ma ei tea, ma arvan, et me peaksime ilmselt minema isa juurde. Me peaksime ilmselt minema isa juurde ja las ma räägin isaga. Jah, ma võin isale helistada. Ta saab läbi tulla ja sind peale võtta. Ma arvan, et vaatame, kas ta on ikka päris, tead küll. Ma ei tea. Ma helistan su isale kiiresti, okei? Anna mulle hetk. Jaa. Ma ei tea tema numbrit, aga ma tean, et ta võib olla minu majas. Ma ei tea, kus mu asjad on. Okei. Ma olen üritanud enda arreteerida lasta, et saaksin kõik ära rääkida. Anna mulle hetk. Lapsed võetud üldse konfliktroonise. Vabandust, kui sa nüüd pead vastutuse võtma. Ei, kõik on korras. Ma helistan isale ja vaatan, kas ta saab läbi tulla ja su peale võtteks. On palju segadust selle üle, kuidas me täpselt siia sattusime, kuid hiljem Daily Mailis avaldatud raport viitab võimalikule kodusele konfliktile. Cheleni isa ütles väidetavalt väljaandele, et Chelen tabas oma kihlatu petmiselt ja see viis väidetava rünnakuni. Kuid politsei pole avalikult kinnitanud, et just see ajas Cheleni endast välja. Igal juhul ütleb juhtumi aruanne, et Chelen polnud haiglas tegeliku terviseprobleemi tõttu ja kui personal palus tal lahkuda, ütles ta ei. Isa ei tulnud, ta põles. Ta ütles, et ta üritas teda aidata ja proovis samuti kriisikeskusega ühendust võtta. Ta räägib midagi Sarki kohta. Ma ei tea, mida Sark võiks teha, et teda aidata. Nii et ta esitas väite, et teda seksuaalselt rünnati. Kas siia on? See on, ma lugesin neile raportit ja see on alusetu. Ta lihtsalt räägib ja räägib, see suunati kriminaaluurimisse, aga selle kohta pole tõendeid. Okei, nii et... Nii, ja siis Takai ja see mütsiga mees filmisid. Ja ma ütlesin talle, et ta lõpetaks, aga ma ei tea, kas see on kustutatud või mitte. Nii et Liisa just ütles mulle, et ma ütleksin teile, kui saate, aga me lihtsalt tahame olla kindlad, et see on kustutatud, kuna see on HIPAA-rikkumine. Ja siis on veel need 2 asja. Mis need siin on? Küljevalu, aga siis hakkasid need Liisa vastu kambapesti minema, kui Liisa rääkis Crown Developeriga. Ja siis nad tulevad siia üles ja on väga häälekad ning agressiivsed personali suhtes siin üleval. Need 2, kes siin seisavad. Olgu, vabandust. Neid ei oodata siia. Liisa just selgitas, et nad peavad temaga lihtsalt rääkima hakkama. Ja siis tuleb veenduda, et video kustutatakse, sest see on rikkumine. Kas ta on siis tagasi? Jah. Okei.
ma ei hakka sind aitama. Oh, ma ei ole kindel. Tavaliselt on neil mingi märguanne, mille järgi nad tegutsevad. Ta ütleb, et on 2 erinevat juhtumit. Mina olen teine. Nii et ma saan teada, kas ma lähen koju või mitte. Ma lihtsalt küsisin ja siis eemaldati ta süsteemist. Me kindlane seda. Olgu. Ma lähen räägin kaebuse esitajaga. See saab olema F. Poholu. Ta on nõus hüppama, Tulge nüüd olla. Seda ma teengi. Isa. Ma lähen talle järele, sest ta kavatseb seda teha. Tema isa tuleks talle järele. Tal on see väike laps. See on olnud hirmus. Kas see on teie ratastool? Jah, tal pole riideid seljas. Lihtsalt, et te teaksite. Ma ei taha minna. Kas ta tuli niimoodi sisse? Kuidas ta seda tegi? Kiirabi. Keilus. Lords, ta on haiglas. Ta peab selle üles võtma. Ta teab täpselt, mida ta teeb. Tal on ka Lordsi territooriumile sisenemiskeeld. Ma ei tea. Ta ütles Cadillac. Eelmisel nädalal tuli ta meie juurde otse freestandingist ja hakkas kohe sealt peale sisse tungima. Ja siis ta võeti vastu. Ta oli siin mingi aja ja nüüd on ta tagasi. Nii et isa ei muretse. Jay. Ma rääkisin temaga ka, ta oli nagu... Jah, ma ei arvanud, et ta siia tuleb läheb. Me proovime palju aidata. Sellepärast ma arvan, et ma teadsin, et ta helistas kogu aeg üles. Jah. Kas see on see teine probleem? Jah, ta lihtsalt pistab oma pea sisse, see tähendab ei, ta ei kuulu siia. Ja üritab asjata kangelast mängida. Nii et nõuab, et ta vastu võtaks. Nii et nad ei taha sind siia. Ja su isa ei ole nõus sind aitama, sest sa põletsid selle silla. Mida sa nüüd teed? Ma sain täna Sarkist terve paki infot, kui nad võtsid minult vägistamise tõendiproove. Noh, Sark ei ole praegu saadaval, nii et mida sa teed? Ma näen ühte varjupaika, mille nad nimekirja panid. Mul on lihtsalt telefoni vaja, sest ma ei tea, kus minu oma on. Ma võiksin sulle kõik politseijaoskonnas rääkida. Noh, see raport on juba koostatud, nii et me ei pea seda uuesti üle kordama. Ja kas te saate mind aidata oma asjade kätte saamisel? Nad jätsid mind niimoodi maha ja ma tõesti ei suuda. Ma ei ole saanud. Kuhu su riided jäid sealt, kus sa alguses olid? Minu vägistamiskomplekt Sargis, Sargi vägistamiskomplekt Kaadetis, kus nad mind välja kirjutasid. Ja kui nad mind välja viskavad, on mul kõik tõendid olemas. See kõik on seal sees. Kui te mind politseijaoskonda viite, saame rääkida. Noh, ma ei pea sind sinna viima, sest me ei saa lubada sul ka seal hängida. Olgu siis üks infovakk. Nad ei lubanud mul kuhugi mujale helistada peale 911. Nad üritasid kõiki kõnesid jälgida. Ma ei usu, et see nii on, aga ma tean, mis iganes nad ka ei ütleks. Mis iganes nad ütlevad, see on täpne. Kas see on nii, et ma pean välja helistamiseks 9 valima? Ei. Sa pead lihtsalt ütlema. Olgu, leia telefoninumber. Anname sulle hetke, et see välja mõelda. Siis saad siia tulla ja seda telefoni kasutada. Ma ei tea, mul ei ole Motorollarit. Ma tean, kus see on. Nii, minu Dashmoto. Võta hoog maha. Ta ütleb, et tal on Sargi käest varjupaiga number. Lase tal proovida helistada. No jah, ma helistan siit. Noh, sul ei ole palju aega telefonikõnede tegemiseks, aga sa saad teha ühe kõne. Okei, ootavaks. Ja siis, kui sa pärast seda ikka midagi ei leia, siis aitame sul siit territooriumis lahkuda, sest nad ei taha, et sa siin oleksid. Kas me saame seda teha? Mida teha? Viige mind ratastoolis kinnistut välja, et ma vähemalt ei oleks alasti. Aga ratastooli sa endale jätta ei saa, sest see kuulub haiglane. Kas teil on kiirabi, millega neid viia? Ei, sa saad ise kõndida. Okei. No mina ei saa. Ma olen näinud, kuidas sa oled seda mitu korda teinud. Okei, ma vajan arstiabi. Ma pean teiega rääkima. Nii et... Te pole siin enam teretulnud, nii et peate ise lahenduse leidma. Nii et ma pean helistama Mirror Ministries'le. Mis on telefoninumber? Tule siia, et saaksid selle. Võta see siit.
politseinikud nõustuvad lubama Jalenil kasutada foajee telefoni, et ta saaks kellelegi helistada, kes talle järele tuleks. Aga selle asemel helistab ta ilmselt hoopis 911. Ma näen, et telefon ei tööta minu jaoks. Kas tahad uuesti proovida? Siin, ma lasen sul nuppe vajutada. Valmis? Hei, sa oled täiskasvanu, sa võid ise nuppe vajutada. See ei tööta, kui mina seda teen. Tundus, et see töötas enne küll. Las ma siis helistan hädaabinumbrile. Kui sa sellele helistad, saad lihtsalt trahvi. Tahtsin lihtsalt veenduda, et mul on wallboltid ja ramosed olemas. Olgu, 6 minutit. Jalen helistab hädaabinumbrile 112. Lihtsalt lase kõne läbi. Ma arvatavasti arreteeritakse praegu, sest mul on nende kohta palju rääkida. See on Jalen King. Jalen, IGR. CHOT, nad panevad toru ära. Hästi, siin see on. Ei. Kallis, nad on siin. Kas sa tahad nendega rääkida? Kas sa tahad rääkida? Jah, nad ei taha rääkida. Aga nad andsid mulle trahvi. Kriminaalne hoiatus. Nad katkestavad kõne. Hästi, sul on korras. Lähme. See on hoiatus, et sa ei tohi siia tagasi tulla. Ei. Ma ei lähe sinuga kuhugi. Ei, sa ei lähe meiega kuhugi. Sa lahkud selle ettevõtte territooriumilt. Ma ei lahku. Cool. Tunnistajad. Mul on vaja tunnistajad. Ei, see ei ole nii. Te kõik teate, mida te tegite. Nii et kui ma selle katki rebin, on see lihtsalt 99 aastat. 99 aastat. Kui asi selleni läheb, tahan ma, et mind arreteeritaks. Ma tahan, et mind arreteeritaks. Nii et ma rebin selle katki. Sa võid seda nii palju katki rebida, kui tahad. See ei muuda fakti, et me anname selle sulle. Ja sa tead, et sulle on määratud 99 aasta pikkune sisenemiskeeld. Rebi see katki. See on kogu minu tõendusmateriaal. Kõik, veenduge, et võtate kõik oma asjad kaasa. Nii et me lähme. Palun te kõik. Nad tapavad mu ära. Meil on meie asjad olemas. Nad nägid, mida sa just tegid ja kõike, mida sa tegid. Sest minu asjadega sa tead, kus need on. Mind ei huvita. Sa ei tea, jah? Ma ei tea. Nii et ma lihtsalt helistan nüüd oma isale. Su isa juba rääkis sellest. Sa oled suhted juba ära rikkunud, nii et ta ei tule. Ma tegelikult helistan oma isale. Ta ei taha sinuga rääkida. Jah, anna mulle telefon. Ei, sa ei saa seda telefoni. Sa oled siin loata. Ei, ma ei ole. Ma võin ise helistada. Lähme. Ei, sa pead mind siin kinni pidama. Ei, me ei pea siin kinni pidama. Hei. Ma ei lähe ära. Ma olen alasti. Sul on midagi ümber. Sul on igasuguseid. Palun ära lase sellel juhtuda, mees. See on minu tõend. Tule kohe välja. Lähme. Tule kohe välja. Tule kohe välja. Lähme, okei. Mul on seda vaja. Sellepärast ma tulin Triosse, sest ma teadsin, et te teete seda. Ei. Nad ei taha sind aidata. Sa põletasid sillavajuks. Trios, palun. Vabanda. Sellepärast ma tahtsingi sinuga eraldi rääkida. Palun ära lase neil seda teha. Teie teate, mida te teete ja mina olen sõna otseses mõttes alasti. Ma ei tule ratastoolist välja. Nad ei taha sind siia. Anna nii loe. Jah, me anname selle sulle. Ja loota sisenemine. Me oleme seda juba teinud. Vendu, et ma oleksin seda alasti. Sa rebisid oma paberid katki. See oli sinu ametlik teade sisenemiskeelu kohta. Miks te lihtsalt sõrme ei leidnud? Kuule, ma pean politseisse minema. Kas sa viid mind vanglasse? Ei. Ma ei saa kõndida. Sa saad kõndida. Mina ei saa. Ma jään siia. Nii et kuhu iganes sa mind jätad. Me aitame sun toolilt tõusta ja siis saad otsustada, kas tahad. Viige mind vanglasse. Viige mind džunglisse. Ma lähen vanglasse. Ma just rebisin katki sinu 99 aasta pikkuse sisenemiskeelu. Hei, kuhu iganes ke mind viite. Aidake. Ramos teab, mida ta tegi. KPD, käed üles, ärge tulistage. Ma olen alasti ja nad vägistasid mind. Trio Southwards üritab mind päästa. FBI jälgib. Nii et jah, tee, mida sa kavatsed teha. Hävita tõendid. Hävita ahi. Ramos! Ramos, 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 KPD, püsige lainel. Ei, politsei tuli mulle peale. Kus ma teda näen? Ta läks siit kaudu. Tajusik. Palun väga, mine sinna poole. Min sinna poole. Ma pean haiglasse minema. Hädabi.
vaatamata sellele, et ta pani ohvitseri kannatuse tõsiselt proovile, oleks Jalen võinud pääseda vaid hoiatusega. Aga siis juhtus see. Kõnni. jah, sest ma tahan. sa pead korralikult üles tõusma. ei, sa oled ka naljakas. ma ei tea, mees, kes on Jakob Roob, suured paarid. Big File'id, oh jah, viida vanglasse. Karadija. All good. Katie. 911, nad vägistavad mind. Nad räägivad Raisi Sarkiga. see on viimane asi, mida me kunagi teeme. mul on kogu oma info oma purgis. ei saa lülitit sisse lülitada. sa said ka kätte 6915, vii mind vanglasse. hei, palun helista numbrile 911. ta on nüüd vahi all. väga hea. palun väga. ta mahub ära. ma arvan. ta mahub kindlasti hästi. jah, ma olen suur ja paks. suur ja paks, just nii. ta on igaks juhuks olemas. jaa. üks suur ja selge, mina sõidan. olgu. me tegime sinna Primo. NPPD. RPD. jah, sa võid ilmselt joosta, kui tahad sellest osa saada. sul on siin kõik kaamerasse salvestatud. ei, jäta mind just niimoodi. just nii sa mind tahadki. 911, 911, helista 911. kas sa üritad mind vägistada? no ütle mulle. ei, ma katsun sind kinni, sest ma... kuulsin sind, sest su pardakaamera ei salvestanud seda kõike. sest su kehakaamera ei salvestanud seda kõike. KPD Ramos üritab mind tappa. mul on see TPD juures salvestatud. Tule nüüd. Kõnni. Kõnni see. Oh issand, Michael, aita, Michael, aita. lihtsalt istu autosse. muidu ma... tõuse nüüd püsti. ma ei saa. ja sa saad küll. ma ei saa. sa tõusid just ise toolilt täiesti hästi püsti. tõuse püsti. Uta. Jalen osutab vastupanu meie püüdlustele teda vahi alla võtta. lisame selle samuti süüdistusena. käed üles, ära näita. käed üles, ära välista. käed üles, ära näita. ma olen puudega. tõuse püsti. ma ründasin politseiniku. palun viige mind vanglasse. kingi 60. jaa. ma olen politseinike juba võetud. küsime lähimast turvatööde poolest, kas saame saata kiirabi transpordiüksusena. tema pikkus on 165 sentimeetri. ma tõesti ei suuda. Sebastian täiesti hämmingus. jaa, nad ei ole. pea meeles, ma ei saa telefoni kasutada, ma olen hulluke. kuidas me saame teid aitada püsti tõusmisel? Te ei saa. kas keegi saab kutsuda kiirabi? me kontrollime, kas see on üks võimalus. hei, Trio Self, mul on tegelikult teie abi vaja, sellepärast ma siia tulin. ma ei tahtnud, et ta oleks salvestataval liinil, sest ma teadsin, mida sa teed. FBI on kogu aeg jälginud. nii et kõik, mida sa just tegid, Remos, mäletad seda teist õhtut? mäletad, kuidas see on juba uudistes? muidugi, kõik on kehal kaamera peal olemas. ja muidugi on, need emad põlevad põrgus. olgu. kuidas oleks Silv politsei minevikust Paapolisse? Te jätategi mu siia täiesti alasti. noh, kui sa püsti tõuseksid, saaksime sind autosse aidata. ma ei saa püsti tõusta. ütle siis, kuidas me saaksime sind püsti hoida. küsi FBI, kui nad sinu juurde ilmuvad. noh, FBI ei tule siia. jah, sul on täiesti õigus. kuidas me saame sind aidata püsti tõusta? ma ei tea. ma arvan, et me vajame kiirabi. Selles olukorras on politseinikel probleem. Juhtumi raporti kohaselt ei saa nad Jalenit tema suuruse tõttu patrullautoga transportida, kuid nad ei saa ka vastutuse tõttu kasutada Päästeameti sõidukid ega kiirabi. Ja väidetavalt on vanglas liiga vähe töötajaid, et keegi saaks talle järele tulla.
nii et nende viimane võimalus on politsei asitõendite kaubik. nii et me teeme seda 2 korda, korra selili ja siis anda selle peal kõhuli. Olgu. Ma lähen toon rätiku. Ma vaatan, et meil oleks ohutu. Meie ka. Olgu. Üks kord veel. Ma ei saa. Tänu jumalale, et ma jäin foyees asju ajama. Ja nad ei saa mind üldse liigutada. Sest mina olen. 250 kilo. Ja ma olen puudega naine. Kui nad üritavad mind tappa. See kõik ei jäänud mu kaamera peale. Pigem nagu tuli. Jaa. Jah, me peame suutma selle nimel töötada. Olgu, nüüd olen ma vaimse tervise kriisis. Või kas mul on vaimse tervise kriis? Kui sa tahad keskenduda ainult sellele esimesel nimekirjale, siis ma pean, Ma ei saa hingata. Ma ei saa. Hei, ma ei saa hingata. Hei, ma ei saa hingata. Ma ei saa. Mis kurat? Jay koos hiinlasega. Jayla, IGRC. Tänu jumalale. Me läheme nüüd vanglasse, eks? Kas te loete mulle mu õigused ette? Kes kirjutab? Ma võin seda ise öelda. Teil on õigus vaikida. Kõike, mida ütlete, võidakse teie vastu kasutada kohtus. Teil on praegu õigus rääkida advokaadiga ja lasta tal olla teie juures ülekuulamise ajal. Kui te ei saa endale advokaati lubada, määratakse teile advokaat, kes esindab teid enne ülekuulamist, kui te seda soovite. Te võite igal ajal otsustada kasutada oma õigusi ning mitte vastata küsimustele ega anda ütlusi. Kas te mõistate kõiki neid õigusi? Ma olen need teile selgitanud. Jumala nimel, jah. Neid õigusi silmas pidades, kas soovite nüüd minuga rääkida? Jumala nimel ma palun endale advokaati. Hästi. Kui sa mind tapad, saavad nad teada, mida sa tegid. See on otseülekandes ja Jake teab täpselt, mida sa tegid ja sama teab ka Taylor. Mul on vaimse tervise hädaolukord. Kas keegi saaks mind viia Chio tervisekeskusesse? Või siis vanglasse? Kas sa viid mind sinna? Ma ei saanud hingata, aga nüüd ma näen selgelt, mida sa teed. Saatana nimel, mingu kõik need emad pea ees põrgusse. Need käerauad on nii kõvasti kinni. Need on nii lõdvad, kui nad olla saavad. Sest ma olen paks. Need on lihtsalt nii lõdvad, kui me neid teha saame. Kuna mu keha on selline. Ütle midagi õige seisundi kohta, nii et... Kas sa saad mulle mu õigused veel kord ette lugeda? Härra. Vabandan, see oli õige. Ma ei mäleta, et mul oleks olnud vaimse tervise hädaolukord. Mis te olidki jälle? Kuhu me jälle läheme? Sa panid mu surnu kotti ja arvad, et keegi ei jälita sind. Kas sa oled tõesti nii rumal? Sa oledki nii kuradi rumal. Jah, need käerauad võid endale jätta. Ja Jeesuse nimel. Jalen arreteeriti mitmete süüdistuste alusel, sealhulgas 3. astme kallaletung, 1. astme loata sisenemine, vastupanu osutamine, takistamine, haiglaasutuse töö segamine ja hädaabinumbri 911 väärkasutamine. Prokurörid loobusid lõpuks süüdistusest. Aitäh vaatamast kõik! Selle Long Crime After Hours'i episoodi uuris, kirjutas ja tootis Savannah Williamson, videomonteeris Daniel Camacho. Mina olen Jesse Weber. Kohtume järgmisel nädalal.